no kui me natukene siin nendele vapratele, kes on meiega siiamaani veel kaasas ja kuulavad meie vestlust, siis me võime natuke sellist esoteerikat ka sisse tuua. Ja siis ma jagaksin sellist õpetust, mida ma ka vana veneusuliste nagu allikatest sain, oli see, et surma mõiste toodi sisse koos selle kirikuga. Et selle ristimise ajal toodi üldse sõna surm sisse. Et ennem seda oli venelastel oli uinunud ja see tähendas seda, et tavaliselt kui inimene nagu pillid kotti pandi, esimese asjana viidi inimene sauna. Kööti saun kuumaks ja hõõruti keha soojaks ja soojendati pea oli alati oluline. Üles soojendati tavaliselt selle peale, ta ärkas üles ja toimetas edasi. Sellest juba piisas. See oli vanarahva tarkus. Kui sellest ei piisanud, kui ta ikka otsustas veel uinunud olla, siis puhastati keha ära ja pandi kambrisse. See oli nagu selline sahvri moodi kamber, aga mitte see, kus toiduaineid hoiti, vaid ta oli selline natukene eemal seestpoolt alati lukuga, et sa said iga kell nagu sealt välja tulla. Et keha hoiti seal ja vahel see uni kestis 9 kuud. Ja siis inimene mingi hetk leidis oma keha üles ja ootas teda seal. Hing tuli tagasi ja toimetas jälle edasi. Ja niimoodi elati aastasadu ja piibliski kirjutab, et seal Mooses oli 600 aasta ja ta oli veel poisike. Tavaline keskmine iga oli seal 800 ja 1000. Et ka see ei ole välistatud. Ja mis siis kirik tegi, kui kirik tuli, hakkas neid inimesi maa sisse matma. Maeti inimene maa sisse, aga need, kes sealt mingi hetk üles ärkasid, kaevasid ennast välja ja siis olid need igasugused, kust tulevad need õuduslood, et mingi zombi käsi on kuskilt paistab välja. Siis hakati sinna kivi peale panema, hauakivi, et ta ei saaks seda pealt ära veeretada. Ja mõni suutis ka sealt ennast välja kaevata, olid siuksed lood olnud. Siis mõeldi välja kirstud. Pandi keha kirstu ja maeti kirstus. Kirstud keerati veel kruvidega kinni ja kivi veel pead jumala eest välja ei saaks. Ja siis olid sellised rahva seas, miks kardeti kalmistutel käia, sest kuuldi inimesi maa seest hõikamas. Inimene ärkab üles ja on kirstu sees ja on elusalt maetud. Ja kujuta ette, mis hirm see veel on, et sa ei olegi surnud, vaid sa olid uinunud ja sa tuled tagasi ja su keha on maa all. Ja minuga juhtus selline asi eelmises elus. Sest et kui ma lapsepõlves selles elus midagi kartsin, siis see oli kõige hirm oli klaustrofoobia. Ma kartsin kinniseid ruume, ma kartsin tohutult lifte, kui mulle isegi tekk üle pea pandi, ma läksin paanikasse ja ma nägin õudusunenägusid sellest, kuidas ma ärkan kirstus üles ja mind on maa sisse maetud. See oli minu kõige suurem õudus. Kust lapsel tuleb üldse selline teadmine? Ma ei teadnud matmisest mitte midagi. Ma ei teadnud surmast siis veel mitte midagi, aga see oli mul nii selgelt meeles. Ja nii palju on neid haudasid, mis on lahti võetud ja on vaadatud, et inimene on seal külge keeranud ja on küünejäljed on seal kirstu kaane sees. Väga paljud inimesed on ärganud üles. Ja tänapäeval, kui inimest maetakse, siis on kohustuslikus korras on lahkamine. Ehk kere lõigatakse nii laiali, et sa sinna enam tagasi sisse tulla ei saa. Et see on nagu mõtteainet, et nagu Raivo ütles, et äkki surma ei olegi olemas, siis ma arvan, et surm on olemas nii kaua, kuni me sellesse usume. Ma olen täitsa nõus Igoriga ja olen isegi samamoodi kuulnud ja väga nagu teadlikid inimeste poolt infot, et Venemaalt on leitud erinevaid iidseid raamatuid, kus on sünni surma kuupäevad olnud 2, 3, 400 aastat inimesed on vanad olnud ja need on kõik mingil põhjusel ära kustutatud. Ja minu nagu teadlikkused või tasand ütleb üldse sellist asja, et me oleme hingedena sellesse püha kehasse, püha kojasse laskunud ja meie keha tegelikult on igavikuline. Ja see, kuhu me oleme jõudnud, et me elame 50-60 aastaseks, see näitab, kuidas meid on ära programmeeritud läbi erinevate hirmuprogrammide, läbi erinevate uskumuste ja mustrite ja lihtsalt keha ei pea sellele vastu. Aga me võiksime täiesti vabalt eladagi, kui kõik oleks õige, kõik oleks puhta armastuse tasandil 1000 aastaid. Täpselt. Ja me võiksime liikuda ka erinevatel tasanditel.
ja kui sa ütled, et ka sa ei saa aru, kuidas see nagu võimalik on, siis erinev tasandil tähendab seda, et sa pead kehaga kuskile õhku tõusma, vaid see muutus toimub siin kahe kõrva vahel ära, teadvuse nihe, ja sa näed seda maailma lihtsalt erinevalt. Ehk porikärbes ja mesilane istuvad koos, üks näeb, et igal pool on sitt, teine näeb, et igal pool on lilled. Et kuidas see nagu võimalik on, eks? Ehk teadus toimub siit ja keha läheb sellega kaasa ja mõtle, kui sa elad nagu oma kehas, selles reaalsuses erinevatel tasanditel liikudes, et sa ei peagi vahepeal ära surema. Mida see nagu lugu üldse loob?